Lihtsalt selle vahega, et need, kes ise vabatahtlikult lähevad ja oma eluga paremini hakkama saavad kui mõnes riiklikus sihtasutuses või väiketeatris, neid on tegelikult märgatavalt vähem kui neid vabakutselisi, keda, nii nagu sa ütlesid, ei taheta, nii julm kui see on. Ja ühtpidi võiks ju siin ülbitseda öelda, et need, kes ennast ise suudavad ära majandada, need on vabakutselised, teised on lihtsalt töötud. Aga jääme ikka selle vabakutselise mõiste juurde. Tere tulemast kuulama või ka vaatama taskuhäälingut teatrist Nuutrumiga. Selles taskuhäälingus räägime me erinevatest teemadest, mis on seotud teatriga ja ka teatri tegemisega. Meie esimesed 2 saadet on olnud naistest teatrist ja näitekirjandusest ja täna võtame me luubi alla vabakutselisuse ja räägime siin 3 vabakutselise teatritegijaga vabakutseliste tõenäoliselt muredest, loodetavasti ka rõõmudest ja üldse sellest, milline see vabakutselise elu on. Mina olen selle taskuhäälingu saatejuht Triinu Sikk ja minuga siin on täna vestlemas Veiko Tubin, Liisa Pulk ja Üllar Saaremäe. Ma üldiselt ei taha väga pikalt ise vestlejaid tutvustada ja kirjeldada. Ma arvan, et te saate seda ise palju paremini ja värvikamalt teha. Ja kuigi te kõik olete hetkel vabakutselised, siis te kõik olete mingil ajal töötanud ju mingis teatris. Ja ma esimesena võib-olla küsingi seda, et kui te mõtlete tagasi sellele hetkele, kui te otsustasite oma siis toonasest koduteatrist lahkuda ja hakata, ütleme, vabakutseliseks, et mis hetk see oli või kust see ajend tuli? Kas mina nüüd pean alustama? No, teeme näiteks selle vasakul käel. Ja. Teate, ma mõtlesin siia tulles niikuinii kogu selle vabakutselisuse peale, et seal on ju tegelikult 2 põhjust, miks sa oled vabakutseline. Põhjus 1 on see, et ükski riigiteater sind tööle ei võta ja põhjus 2 on see, et sa tegelikult, et sul on nii palju tööd mujal, et sa saad seda võimaldada endale ja olla see vabakutseline. Mina tõepoolest olin üle 10 aasta Tallinna Linnateatris ja lihtsalt üks hetk tundsin, et mul on vaja kuidagi nagu muutust oma sees. Tegelikult ma tundsin seda juba mitu aastat ja mul on nagu alati olnud selline tunne, et inimene võiks aeg-ajalt kollektiive vahetada, et kuidagi nagu värskendada oma loomingulist sellist seisundit aga ma mitu aastat juba mõtlesin, et tahaks nagu minna selle vabakutselise rajale, aga ei olnud seda kindlust, ei olnud seda julgust, sest mul oli tunne, et kui ma nüüd lähen, et siis mis minust saab, kas keegi mulle enam tööd üldse annab ja lihtsalt üks hetk tuli see julgus, et nagu neid pakkumisi oli juba niivõrd palju, et ma sain selle sammu teha. Et minu jah, see samm oli puhtalt see, et ma tahtsin näha, et mis toimub ka teistes kollektiivides, teistes teatrites ja et värskendada kuidagi nagu kogu seda teatripilti enda jaoks. Mina lõpetasin Lavaka aastal 2010 ja siis ma läksin Vanemuise teatrisse. Ja ma tegelikult olin seal 2-3 aastat, kui ma otsustasin, et mul on vaja mingit muutust. Üks põhjus oli selline isiklikumat laadi kolimise plaan, teine mõte oli või teine ajend. Tuli sellest, et ma läksin teatrikoolist teatrisse hästi suurte ideaalidega, nagu ikka me lõpetame teatrikooli tihti, siis meil on ettekujutus, kuidas teatrit peaks tegema, et see on kõige tähtsam asi elus. Me teeme teatrit senikaua, kuni veri on ninast väljas, vahet ei ole, mis on kell, mis päev on, kui meil peab tükk välja tulema ja et kõik saaks valmis, siis me teeme kas või ööpäev läbi kogu aeg. Et satudes siis ühel hetkel riigiteatrisse, siis ma sain aru, et reaalsus on täiesti teistsugune. Inimestel on pered, inimestel on lapsed, inimestel on kasvuhooned. Kui kell saab 3, siis on proov läbi. Kui mingi asi ripub kuskilt laval alla, siis inimesed ütlevad südamerahuga, aga see ei ole minu ülesanne seda sealt ära võtta.
eks ju, siis mina niisuguse aktivistina mõtlen, et tooge mulle redel, ma teen siis ise kõik ära. Et kuidagi see reality check, mis sel hetkel tekkis, et see oli minu jaoks väga suur. Ja ma teadsin, et on kusagil inimesi, sel hetkel siis Tallinnas, kes on minu mõttekaaslased, kellega me saame hakata koos ise midagi tegema, niimoodi nagu meie ideaalid sel hetkel olid, eks ju. Et see oli see põhjus, miks mina tol hetkel ära tulin. Aga ma sain väga kiiresti aru, et igal pool, igas teatris on omad mured. Igal pool käivad asjad erinevalt, et ei ole sellist asja olemas nagu, et riigiteatris käivad asjad ühtemoodi ja siis projektiteatrites tehakse kõike perfektselt, et mul on väga hea meel, et ma selle reality checki väga kiiresti sain ja täpselt sama asi, millest Veiko rääkis, et kui põnev on olnud see, et sa näed, mis toimub teistes teatrites, et kui sa enne ütlesid, et nagu me hakkame rääkima vabakutselise muredest ja loodetavasti ka rõõmudest, siis minu arust on siin rõõmudest nii palju rohkem rääkida kui muredest. Kõik. Villar. Jaa, ma oleksin enam-vähem samuti alustanud kui Veiko, sest tegelikult ei ole ju mingisugune Newtoni binoom, et need põhjused on kaks. Üks on kurb ja teine rõõmus põhjus vabakutselise elu jaoks. Lihtsalt selle vahega, et neid, kes ise vabatahtlikult lähevad ja oma eluga paremini hakkama saavad kui mõnes riiklikus sihtasutuses või väiketeatris, neid on tegelikult märgatavalt vähem kui neid vabakutselisi, keda, nii nagu sa ütlesid, ei taheta, nii julm kui see on. Ja ühtpidi võiks ju siin ülbitseda öelda, et need, kes ennast ise suudavad ära majandada, need on vabakutselised, teised on lihtsalt töötud. Aga jääme ikka selle vabakutselise mõiste juurde. Mina olen Riigiteatri palgal selleks hetkeks, kui ma lahkusin 2017. aastal Rakvere teatri peanäitejuhi kohalt 25 aastat. Ehk pärast lavakat läksin Ugalasse ja sealt siis Rakveresse, kus ma olin selle ameti peal 21 aastat. Ma olin selleks ajaks tüdinud iseendast teatrist enda ümber, võib-olla kitsendades öeldes, et Rakvere teatrist, Rakvere teatri kõikvõimalikest meeletutest väljasõitudest. Kui ma seda rohelist bussi nägin, mul tekkis selle autos mõttes stress ja keha hakkas vappuma. Ma mängisin Oscarite roosamammat üle 10 aasta kõikvõimalike rahvamajade lavadel, kuhu üldse oli võimalik mingisugunegi linik laotada, mille peale ratastool mahtus. Et ma olin teatud jõu ammendanud. Illusioonid olid juba nii-öelda kadunud ja tuhmunud. Mul oligi vaja täiesti totaalselt teist käiguvahetust. Ja kuri saatus tahtis nii, et aasta poolteist ma sain olla vabakutseline lavastaja eelkõige. Näitlena ma keeldusin igasugustest tööpakkumistest. Küll aga tegin Vanemuises ja ka Vene Draamateatris ja ka enda eraprojekte. Aga siis tahtis kuri saatus, valijad otsustasid mind Isamaa nimekirjas valida Riigikokku ja see 4 aastat oli täiesti teine pööre kogu minu senisele elule. Ma meelega distantseerusin teatrist, ma käisin väga vähe vaatamas. Ma praktiliselt vältisin esikakutseid, saatsin nad joonelt postkasti või prügikasti, vabandust. Küll aga ma mängisin ühte rolli, lendas üle käopesa McMurphy't, mis Rakveres endiselt Repsis oli ja see oli mu ainus kontakt teatrimaailmaga. Hiljem olen ma mõelnud, et väga hea, et see kontakt oli, sest et ma päris lõpetada võib-olla siiski ei oleks suutnud. Aga ma ikka täiesti taandusin sellest maailmast. Paar esimest aastat Riigikogus ma minu meelest isegi ei tulnud huvi, mis ühes või teises teatris toimub. Siis hakkas see huvi tasapisi jälle tagasi tekkima, aga küll ainult vaatajana. Jah, projektiteatri Sagitario, mille ma olin teinud, sellega ma suviti ikkagi teatriga tegelesin. Mängisin ise ja lavastasin iseennast ja oma häid sõpru. Ja tegelikult huvi teatri vastu on hakanud tagasi tulema võib-olla nüüd viimase 1,5–2 aasta jooksul. Ja täiesti, ütleme, uue kvaliteediga. Et minul oli hirmsasti vaja seda pagendatust
mida ma suuresti tegin ise. Sest esiteks, nagu ma ütlesin, ma olin väsinud sellest ametist, tüdinud ja tülpinud ja teadlikult rääkisin konkursil, et meil on vaja truppi suurendada, teades, et seda ükski Rakvere teatri juht ei tee. Oleks olnud suur ime, kui Väli oleks seda teinud, andes endale mõista, et otsige siis keegi teine nüüd siia, teile neid 3 inimese tükke valima minu asemele. Ja praegu jah, et seda tahangi öelda, et ka minul oli see periood väga vajalik või on, see kestab siiamaani, praeguseks siis juba 7 aastat, kui matemaatika alt ei pea, 2017-24. Ja hetkel ma isegi ei oota, et mõni teater teeks mulle ettepaneku päris palgaliseks tulla. Ühestki lavastusest, kui neid pakutakse, ma veel teadlikult ära öelnud ei ole, küll aga olen nihutanud nad kaugusse, et mitte endale tekitada taaskord seda meeletut E-klassi kalendrit, et järgmised 5 aastat on iga kuu kinni. Mina ütlen kokkuvõttes, selle pika juku kokkuvõtteks, et seesama iseenese aja planeerimine on olnud väga kuninglik, mida mul 25 riigiteatris töötatud aasta jooksul mitte kunagi ei olnud. Võib-olla siit ma küsingi edasi, et mis on teie jaoks võib-olla üks kõige olulisem märksõna, mis seostub teie jaoks sellega, et te olete siis praegusel hetkel vabakutselised? Et võib-olla, et mis see fookus nagu teie jaoks on? Rutiinivabadus, täielik rutiini puudumine. Jah, ja ka minu jaoks ka selles mõttes nagu huvitavad loomingulised väljakutsed, et kui sa oled ühes kollektiivis hästi pikalt, siis sa oledki nagu nii-öelda nagu ühes mullis sees, aga see, et on võimalik minna käia erinevates teatrites ja näha nagu seda kunsti tegemist natuke nagu teise nurga pealt, ongi seda nii-öelda rutiini lõhkuda, et see annab tegelikult väga palju loomingule juurde. Ma siin Üllari juttu kuulates mõtlesin ka, et ega meil ei ole kumbki süsteem ei ole ideaalne. Ei ole ideaalne see vabakutseliste süsteem, ei ole ideaalne need, kes on nagu ühe teatri palgal, need, kes on 20 aastat olnud ühes teatris, nad on kuidagi, ma ei tea, väsinud sellest, tahaks ka kogu aeg, et midagi muutuks, need, kes on jälle vabakutselised, neil ei ole seda kindlust, et kas ma nüüd saan tööd ja mismoodi oma rahadega võib-olla toime tulen, et eks ta ole jah selline nagu segane see, aga et kui vähegi on võimalust ja seda julgust, et mingi rongi pealt maha astuda ja proovida ühe teise rongiga sõita kuskil teise linna, et see on lihtsalt nagu väga tore. Ma jätkan nagu põhimõtteliselt see, millega ma lõpetasin, et minu kõrval istuvad inimesed on ju nooremad kui ma ise. Ja minu jaoks on äärmiselt tähtis see iseenda aeg. Et kui ma nüüd näiteks sellel suvel andsin kokku 18 etendust 2 kuuga. Aga selle eest on mul sügis nüüd kuni poole novembrini vaba. Hommikul viin kaksikud lasteaeda ja siis vaatan, mis neist raamatutest, mis siia aastakümnetega ostetud on, mul nüüd lugemist just nõuaks. Sellist aega ma väga-väga hindan. Aega iseenda jaoks, aega laadimiseks. Et olla siis valmis novembri keskel minema uude prooviperioodi. Ja üks asi ja teine, mida ma just enda puhul rõhutada tahan, on see, et ma olen suhteliselt põikpäine vastu võtma pakkumisi väljapoolt. Ma tahan teha ikkagi ise ja enda asju. Ja mul ei ole ees endale nõudmist, et nii, Üllar, nüüd sa teed lasteka, eks ole, sest meil on kassat vaja. Nüüd viskad ühe komöödia, sest et meil on veel rohkem kassat vaja. Siis mõtleme mõne pinteri peale ja siis oleks vaja suurt suvelavastust. Ma saan mõelda ühe või teise asja peale, mida ma ise teha tahan ja kellega. Loomulikult need asjad tuleb eelnevalt kokku leppida, et kui mul tekib septembris mõte, et ma tahaks novembris saada peaossa ma ei tea, Mait Malmstenit, siis ei ole see reaalselt võimalik, sest inimene on Draamateatris kinni. Et ütleme, see nii-öelda planeerimine peab ikkagi käima nii-öelda vähemasti aasta ette, aga mul ei ole sundust hakata neid asju kohe tegema. Ja see vabakutselisuse olukord teinekord võimaldab ka
mingi hästi ootamatu asi võib juhtuda, ma lihtsalt toon näite, mis on kuidagi ka Nutrum teatriga seotud, et kui teatrijuht Jaanus eelmisel aastal ütles mulle, et kas sa tuleksid meile midagi nagu tegema, ükskõik mida. Et noh, et ei olegi, et sulle öeldakse, et komöödiat või seda, vaid ükskõik mida. Ja mina mõtlesin, et noh, sellist lauset ma ei ole mitte kunagi varem nagu kuulnud. Ja mõtlesin, mis see ükskõik mida siis oleks. Ja see tegi mulle selles mõttes nagu kanalid lahti, et ma jõudsin tänu sellele Tõnu Õnnepalu romaanini Paradiis, mis on olnud muks lemmikraamatuid. Ja mõtlesin, huvitav, kas seda saaks teatris teha? Et kui tuleb, noh, Jaanus ütleb, tee ükskõik mida, siis ma pakkusin välja, no äkki seda, ma ei teadnud, kuidas seda teha. Jaanus ütles jah. Ja siis ma korraga mõtlesin, et appi. Ja nüüd me oleme jõudnud selle protsessiga juba proovidesse ja see on nii nagu selles mõttes tore, et see kõik nagu ongi saab valmis ja kõik töötab ja kõik on nagu huvitav. Aga ma ei usu, et ma oleks kunagi nagu jõudnud selle materjalini, kui mul oleks mingid reeglid või asjad ees olnud ja ma ei oleks olnud nagu vaba selles mõttes. Aga vaata, mis siit välja tuleb meie jutust kohe. Et siia on sattunud kokku huvitavad inimesed, kellest 2 lavastavad, loovad ise endale nii öelda tööd. Mina ei ole kunagi lavastanud ja mina toimetan vabakutselisena puhtalt selle pealt, et ma teen ainult näitlejatööd, mitte ja mingeid asju, mis seostuvad näitlejatööga, eks ju, aga ma ei ole kunagi lavastanud ja ma ei ole kunagi produtseerinud. Et ka seda vabakutselise elu on võimalik elada väga mitut moodi, väga-väga mitut moodi. Just, ma mõtlesin ka seda vestlust ette valmistades, et kui suur erinevus on sellel, et kas olla vabakutseline näitleja, vabakutseline lavastaja, mulle tundub, et lavastaja oma olemuselt ongi rohkem selles mõttes vabakutseline, et kui vähe on meil tegelikult neid lavastajaid, kes on päriselt mõne teatri palgal, eriti lavastajana mõne teatri palgal. Samas näitlejatest ikkagi suurem osa tundub, et on. Ei ole. Näitlejatest pooled on vabakutselised. Ja tegelikult on ka niimoodi, et ma ei ole ise ju saanud viimased 5 aastat ühtegi näitleja pakkumist ja ma teeks tõenäoliselt palju rohkem nagu näitlejana teatrit, aga see vabakutselisuse nagu üks miinus on ka see, et kui sa ei ole kuskil püsitrupis, siis sa võid nagu selles mõttes nagu vaikselt ära kaduda, võid siin nagu unustatakse ära ja tänu sellele ma olen hakanud ise ka otsima neid nagu muid teid, et ma kirjutan muusikat teatrile, olen hakanud lavastama ja teen ise dramatiseeringut ja et kuidagi otsida endale seda tööd. Aga mis ei tähendaks seda, et tegelikult teeks hea meelega näitleja tööd ka, aga lihtsalt sa näed seda, et igal pool on oma trupp ja mingid need asjad ja siis on juba harjunud, et kes kus käib tegemas, et see tegelikult nagu näitlejale ei pruugi üldse lihtne olla see vabakutselisuse tee. Liisa, kuidas sinu see, nagu sa ütlesid, sina oledki ju ainult näitleja, et kuidas sinu kogemus selle vabakutselisusega on, kui palju sa pead näiteks ise, ütleme, pakkuma või tulevad ikkagi need pakkumised sinuni? Mina olen väga tänulik selle eest, et nüüd ma olen olnud vabakutseline äkki 11 aastat ja mul on olnud kogu aeg tööd nii palju, kui ma vähegi jõuan ära teha, pigem rohkem kui vähem. Ainsad pausid, mis mul on tekkinud, on olnud siis, kui ma olen olnud väga lõpurase ja sünnitanud, aga ka selle kõrvalt ma olen väga kiiresti tööle läinud. Et selles suhtes ma olen väga-väga tänulik, ma tean, et mul on väga vedanud, aga ma tean, et selle taga on olnud ka väga palju minu enda tööd. Ma ei ole kunagi peljanud seda, et ma võtan kätte telefoni ja helistan inimestele või kui ma saan kokku, siis ütlen, et teeme mingeid plaane, et ma tahaks sinuga koos midagi teha, teeme midagi koos. Et nagu sa enne mainisid, et kas enamus meie vabakutselistest näitlejatest on teatripalgal, ei ole. Kuna ma olen ise näitlejate liidus esimees ja vabakutseliste esindaja, siis pooled näitlejad on vabakutselised ja teine pool on teatripalgalised. Et ma kujutan ette, et niimoodi on väga raske ära elada, et sa vabakutselise näitlejana, et sa istud kodus ja ootad, et keegi sulle helistab. See minu nägemuses ei ole võimalik, siis sa pead ikkagi mingisuguse muu töö endale sinna kõrvale otsima. Aga Üllar, kas sa oled ikkagi, nagu sa ütlesid,
et sa oled ennekõike nüüd vabakutselisena teinud lavastusi või siis mänginud iseenda lavastustes. Need lavastused, mis sa oled teinud või mis sul nüüd on prooviprotsess tulemas, kas sa oled ikkagi ise pakkunud ja otsinud neid võimalusi? Jaa, nagu ma ütlesin, ma olen mitmeid asju ära öelnud selle tõttu, et mulle tundub, et ma saan seda endale lubada. Puht loomingulises mõttes, mitte finantsilises. Kui need on kaks eri asja. Ma ei ole, ütleme siis nii, et see ei kõlaks suureliselt, ma ei ole pidanud siiamaani vastu võtma ühtegi tööd sellepärast, et raha teenida. Aga nüüd järgmine projekt minu endises koduteatris, Rakvere teatris, selle materjali ma saatsin küll ise, pärast seda, kui mul hakkas tundub, et võib-olla see teater ei olegi enam nii igav ja et võib-olla ta võiks jälle midagi Riigiteatris teha ja miks mitte Rakvere teatris. Seda enam, et seal on üks näitleja, kelle pärast ma seda lugu teen, tema nimi on Margus Kroosnõi. Teades, kui pikalt need veskid jahvatavad, sinna kui ma selle ettepaneku tegin ja kuni ma nüüd alustan, ongi läinud 1,5 aastat tegelikult. Ma arvasingi, et umbes nii läheb, kuna te ei leia kiiremini seda truppi täpselt sellises koosseisus, nagu ma küsisin. Ja mõni asi istub veel ühes teises teatris üleval minu poolt saadetuna. Need on siis konkreetselt need materjalid, mida ma tõesti tahan ise teha ja mille puhul ma leian, et ei ole mõtet nii-öelda projektina välja tulla, et nad nõuavad suuremat tuge nii teostusliku külje pealt, lavakujundusliku külje pealt kui ka trupi suuruse külje pealt, et neid peaks tegema ikkagi proffteatris. Või siis on konkreetselt mõned näitlejad, kellega ma ühte või teist materjali teha tahan. Et jah, need on olnud minu enda poolt pakutud. Nüüd, kui sa mõtled, et lood, mida ma nii-öelda plaanin enda Sagittarioga teha, siis need on nagu otseselt minus endas kinni, et ühes loos, mis tuleb järgmine suvi, on roll, mida ma ise tahan hirmsasti mängida ja minna, ma ei tea, Toompere Heinzi juurde öelda, et tule tee minuga, on üks võimalus. Aga kui ta ütleb, et ei tule, siis ma pean ikka ise tegema. Et ma pigem jätan selle ühe käigu ära. Ja teine lugu, see on selline suurem, mastaapsem lugu, mida ma olen tegelikult peas kandnud mõnda aega. Seda on kunagi Eestis tehtud, ma nimesid lihtsalt ei nimeta. Kuna Nuutrum on ühtpidi ka minu tulevane tööandja, sest ka tema Jaanusega on mul ühed projektid pooleli, aga kui ma hakkan rääkima avalikult Teater Sagittario plaanidest, mine tea, äkki jõuavad need tema repsi enne kui minule. Nii et väike konkurents meil siin ka on. Et teine lugu on jah, see on sellisem mastaapsem, kus ma julgen katsetada ennast kui produtsenti, mitte niivõrd kui lavastajat. Lavastajana ma teen selle 5 peale selle töö. Aga kas ma olen võimeline ka välja kandma rohkem kui 10 näitlejaga produktsiooni ja et ma pärast nutuvõru ümber suu ei karju kuskil lehes, et lootsin rahvast, aga näed ei tulnud ja siis Liisa kirjutab, et kuulge, aga see on meie prooviraha ja ma olen selle eest plaaninud piima osta. Et mitte ennast sellisesse olukorda panna, nii et tegelikult isegi rohkem kui näitleja ja lavastajana katsetan ma ennast vabakutselisena praegu produtsendi rollis. Jah. Ma tulen korra tagasi selle juurde, mida Liisa, sa ütlesid, et tegelikult tõesti neid vabakutselisi näitlejaid on pooled. Et võib-olla tõesti seda teatripilti vaadates on rohkem ikkagi nagu jäävad silma ja kuidagi tähelepanu alla need näitlejad, kes on kuskil teatris palgal. Ja nagu Veiko, sa ka ütlesid, et mängiks küll, aga ei ole, või et näitlejana on lihtne kuidagi ära kaduda või hääbuda või ei tea, mingi tähelepanu alt nagu välja jääda. Et kas te tunnete seda, et vabakutselistel näitlejatel on kuidagi keerulisem võib-olla meeles olla, nende lavastajate jaoks meelde tulla? Mina ei taju seda niimoodi, et vabakutselistel näitlejatel on kuidagi raskem mingitesse huvitavatesse projektidesse sattuda. Üks tõde, mis on,
ja mis võib-olla nüüd hakkab hääbuma, aga vähemalt mingid aastad tagasi oli väga tugevalt see on ikkagi ükskõik, kas sa oled teatris, oled sa vabakutseline, kui sa oled telekas, siis see määrab väga palju. Kui sa oled filmides, siis see määrab väga palju. Sest et siis jõuad sa automaatselt väga kiiresti, väga suurema hulga publikuni, kui sa teed mingis teatris mingit rolli. Nii, mis see küsimus oli? Kas on hirm ära kaduda pildilt? Sellele me peame vastama. Ei, see on pigem, ma arvan, et enda koha pealt ei saa vastata, aga nüüd sa esindad ju meil siin ju kõiki jah, võib-olla mitte ainult enda, nagu vaid... Kui sa vaatad kogu tervikpilti. Kogu tervikpildi mõttes on lihtsalt see teadmine, et kui sa oled teatripalgal, siis sulle garanteeritakse töö. See, kas see töö on põnev, kas sa saad üldse elu jooksul teha mingisuguse suure rolli, on ka neid näitlejaid, kes on teatripalgal, aga nad lihtsalt suurte peaosadeni, mida nad ideaalis tahaks mängida, nad ei jõua erinevatel põhjustel. Et see, et sa oled teatripalgal, jah, see garanteerib sulle töö, see, kui sa oled vabakutseline, see võib väga suure tõenäosusega tähendada seda, et sa tegelikult teed mingit muud tööd ja siis lihtsalt mõne aasta jooksul korra teed ka mõne sutsaka kuskil sarjas või teed 1 rolli, 2 rolli. Et selles mõttes on loomulikult on suurem oht on ära kaduda niimoodi. Ma ei tea ka tegelikult. Mina ei tea. Ei, no selles mõttes on sul õigus, et vaata, nad ei pruugi saada ikkagi vaata nii palju tööd puhtalt näitlejana, et ära elada, et hästi paljud teevadki ju midagi veel, et noh, siin tantsivad või õpetavad kuskil midagi või... No väga paljud on läinud ka täiesti koolidirektoriks, psühholoogiks, hakanud mööblit restaureerima, et sul oleks nagu mingi amet või läinud õppima midagi seotud produktsiooniga, teletegemisega, filmiga, toimetajaks, ajakirjanikuks, et neid inimesi on küll ja nad saavad siis endale lubada seda elu, et mu sissetulek tuleb mujalt, oma piima ma ostan niimoodi selle raha eest, mis mul iga kuu kuskilt tuleb ja siis, kui mul tekib hetk ja kui mul tekib võimalus, siis ma teen mingit toredat tööd, näitlejatööd, mis mind paelub. Aga Veiko, ma saan aru, sa oled ju ka tegeled üritusturundusega. Jah, puhtalt sellepärast, et ära elada. Sest et seda ma olen küll enda puhul vaadanud, et teater on ikkagi nagu vabakutselisena, eriti kui sa teed mingit helikujundust või sellist asja, on ikkagi mõnus hobi. Et see töö maht, mis sa sinna sisse paned, seda raha sa sealt kunagi tagasi ei saa. No oleneb muidugi inimesest, kes kui palju ja kui palju nagu pingutab ja kui palju proovides on, et on ka neid helikujundajaid või heliloojaid, kes proovi ei jõuagi ja saadavad lihtsalt oma materjali ära, aga mina nii ei suuda, et ma tahaks ikkagi 2-3 nädalat olla ja hingata ühes rütmis enda inimestega, aga seda raha kahjuks alati teatril ei ole, et seda kinni maksta. Ja siis ongi, et oma toreda teatri hobiga nagu tegeleda, siis olen otsinud seda teatri sarnast tegevust mujal, mis on tegelikult ka väga põnevad väljakutsed selles mõttes, et kõik need suured kontsertlavastused ja on ikkagi nagu väga teatraalsed ja ma ei viitsi teha ka mingit sellist suvalist asja, et ma teen mingit suuri asju ja mingit teleasju ja gaalasid ja et oleks nagu lisaks nagu sissetulekule ka nagu huvitav ja hoiaks seda teatri temaatikat elus. Ma võib-olla selle pildilt ärakadumise teema puhul võib-olla iseenda seisukohalt, et ma arvan, et see on ikka rohkem noorte inimeste, nooremate näitlejate hirm. No mina küll ei karda ja, et ma ei tea, Marko Matvere, kes ei ole nüüd, ma ei tea, mis ajast peale ühtegi draamarolli teinud, et kõik unustavad ära, et niisugune draamanäitleja on ka olemas, et ainult laulab meremeeste laule või teeb kuskil ooperi häält. No näituseks, eks ole, kuigi tõin lihtsalt tema näite, et ta ju väga pikka aega ei ole üheski linnateatris vist mängis või mängib või... Mingist, jah, ta tegi selle ühes lavastuses. Lihtsa näitena või ma ei tea, Raivo E. Tamm, eks ole, kes on läinud praegu üldse ohvitseriks, teenib Eesti riiki sõjaväelasena, et mõni lavastaja või ka publik ära unustaks. Küll, temal on õnne 13 ja see on iga laupäevane meeldetuletus. Aga neid näiteid on Ene Järvis või kes sa võtad, et ega Ene ei karda enam, et äkki ma nüüd kaon pildilt ära? No minu jaoks ta ei ole kadunud, alati kui tekib mõte, et mõni selles
uhkes vanuses daam võiks tulla, siis kargab ta mulle kohe meelde, minu mõtlen enda puhul. Aga selle telega seoses, jah, sellega on üks naljakas lugu, et ilma, et ma vaataks, tajun ma momentaalselt, millal on viimase võmmi kordused. Sest et minu populaarsus puberteetikute hulgas on tõusnud ühtegi hüppeliselt. Need poisid-tüdrukud, kes võib-olla sellel ajal alles ilmavalgust nägid, kui seda sarja filmiti. Ja siis ma ütlesin, järelikult võmm jookseb kusagil. Käiakse, tehakse pilti ja võetakse autogrammi ja no vaevalt, et nad mäletavad, et ma 2013. aastal Hamletit mängisin, eks ole. Kindlasti nad näevad midagi muud. Et jah, sinuga olen selles mõttes nõues, et telel hoolimata kõigest on ka see pluss, et ta tuletab meid publikule aeg-ajalt meelde. Kas ta tuletab meelde ka meie kolleegidele, lavastajatele, produtsentidele, see on teine asi, aga õhinapõhised puberteetikud kargavad ümber telefonid käes. Aga selles mõttes on muidugi Liisal õigus, et kui sa ikkagi tahad kellegil meeles olla, et sa pead ennast meelde tuletama, et kui sa ei ütle või ei anna lavastajatele märku, et ma olen olemas, ma olen vaba, ma olen huvitatud, et siis võib tõesti juhtuda, et keegi ei mõtle sinu peale, et eks tuleb ise ka vaeva näha, jah. Aga natuke see on meie Eesti teatrisüsteemi selline error minu jaoks, et ühest küljest me oleme hästi tänulikud sellele, et meil on nii tugev riigiteatrite süsteem, et meil on võimalik näitlejana väga paljudel inimestel ära elada, tehes puhtalt ainult näitlejatööd ja et meil on see turvalisus. Väga paljudes riikides on ju niimoodi, et enamik näitlejaid teebki täiesti muud tööd ja siis natukene sealt kõrvalt käib castingutel ja üritab saada mingeid rolle. Ühest küljest see on pluss, teisest küljest see on suur miinus. Sest meie näitlejatel ei ole seda varianti vabakutselistel, et kuskil on casting, Veiko hakkab lavastama, ta teeb castingu ja mina lähen Veiko castingule lihtsalt näitan, et vaata, kui hästi ma mängiks seda rolli, vaata, kuidas ma olen arenenud viimase 10 aastaga, kui me viimati tööd tegime. Et selles mõttes lavastajad kasutavad tihtipeale ikkagi neid näitlejaid, kellega nad on harjunud, keda nad teavad ja väga harva jõuavad täiesti uute näitlejate juurde. Et seda mingis mõttes oleks see väga tore, et selline castingute süsteem oleks, sellepärast, et eestlastel natukene on see enese müümine väga raske. Et ma võtan selle telefoni kätte, ma helistan, ma lähen juurde, ma ütlen, ma pakun ennast, ma lihtsalt ütlen, et kuule, sa oled lahe, Veiko, ma tahaks suga koostööd teha või Üllar, et kui sa järgmine kord lavastad, võtta mind oma tükki, et see on Eesti näitlejatel raske, eriti noortel. Et selles mõttes see error seal nagu on kuskil. Ma ei tea, kuidas nüüd on, aga mingisugune 10 aastat tagasi ma tajusin konkreetselt sellelaadset vahet. Ma ise enda jaoks suutsin ära lahterdada. Ühed on Viljandist tulnud noored näitlejad ja teised on siis minu enda koolist Lavakast. Mingi periood oli sellelaadne värk, et ma võisin ju Lavaka lõpetanud kutsuda Rakvere teatrisse palgaliseks, aga nad ei tulnud. Selle eest Viljandi kooli lõpetanud olid rivis ukse taga ainult võimalust tulla siia teatrisse tööle palgale. Ja siis ma ei mäleta kahjuks õnneks enam nime, kes see neiu oli, aga võib-olla mäletan ka, aga välja ma ikkagi ei ütle. Kes ütles, et ma jään enne töötuna Tallinnasse, kui ma lähen mõnda väikelinna teatrisse. Et võib-olla on see küsimus, mitte et ma võtaksin saatejuhtimise üle, aga võib-olla kas need tendentsid on muutunud, et kas, ma ei tea, Panso kooli lõpetanu, kui ta ikka draamasse, linnakasse või mõnda muusse populaarsesse Tallinna teatrisse kutset ei ole saanud, siis tõstab keskmised sõrmed püsti väiketeatrite suunas teistes linnades või on need asjad nüüd juba võrdsustunud, ma ei tea. Ei tea, eks see oleneb võib-olla ka sellest, et kes satuvad koolisse õppejõududeks ja mida nad räägivad, sest meile igal juhul räägiti küll seda, et kui teil vähegi on võimalus minna kuskile väiksemasse jutumärkides provintsiteatrisse, et siis minge, te saate seal rohkem rolle, te arenete, teile antakse võib-olla rohkem tööd, et meie kursuselt oli küll, et inimesed läksid, meil läks Vanemuise, läks suur punt ja meil läks seal mujale ja et mindigi selle mõttega, hiljem on sealt paljud ära tulnud, aga siis sa juba nagu otsidki, ega sa ei pea alati jääma ühte teatrisse, aga eks see vist oleneb jah, et mismoodi neid õpilasi ette häälestatakse. See oli ka üks minu tegelikult loogiliselt tuletatud põhjus. Seesama, kes su meister on, mis jutud räägib. Ja ma arvasin, see peab seal taga olema. Lõpuks oled sa ikkagi
nii-öelda oma erialaõppejõu nägu ja kuulad ikkagi nagu seda, mis ta sulle, või noh, üldse, mis need õpetajad räägivad seal koolis, et päris elu selgub alles siis, kui sa oled teatris ja õpid ise, mis on hea või mis on halb. Aga võib-olla kui nendest vabakutselisusega seotud sellistest süsteemidest, nagu sa, Liisa, ütlesid, et just nimelt tuleb ikkagi ise helistada ja pakkuda ja Eestis ei ole seda castingute traditsiooni nii väga. Ja mulle endale tundub kõrvalt vaadates, et kuidagi see on selline, kas ei ole selline logistiline ka nagu mäng, et kuidas see lavastaja üldse teab, millal on see vaba aja auk, on ju, et inimesed on väga hõivatud ja nii edasi, et kas oleks äkki vaja mingit sellist, ma ei tea, virtuaalset süsteemi, kuhu ala vabakutselised saaksid panna kirja oma vaba aja augu, lavastajad näeksid, et ahaa, et tema on sellel hetkel vaba, sest muidu võib-olla lihtsalt helistad ja pakud ja ei ole teadlikki sellest, et keegi on täpselt sellel hetkel, miski on tal ära jäänud, keegi teine on vastupidi hästi kinni, järgmised 6 kuud, järgmised 3 aastat. Et kuidagi mingit sellist, mingi süsteem, mis aitaks nagu neid. No seda peab minu arust küsima siin lavastaja härradelt, et mille järgi te valite endale näitlejaid, kas selle järgi, kes on vaba või selle järgi, kellega te tahate koostööd teha ja siis see inimene teeb endal selle aja lihtsalt vabaks. Ma ei tea, mis pidi see. No mina pean endiselt hetkel küll rääkima kui projektiteatri lavastaja või produtsent, et jah, number 1 on see, kellega sa teha tahad ja kui ta kinni on, siis hakkad vaatama, kes on vaba. Nii aus see vastus on. Aga kust sa tead, kes on vaba? Siis tuleb ikkagi lihtsalt ju väga palju küsida. Siis tuleb ise number otsida ja kõigepealt tutvustada, kes sa üldse oled ja mis sa teha tahad. Ja. Aga sa teed selle valiku ikka lähtuvalt sellest, et kes siis järgmine on, kellega sa tahaks teha. Ei, muidugi, et ta sealt kuskilt kohast hargneb, just. Ja üks oht on veel muide, oht nimetan. Inimene võib ju küll vaba olla sellel prooviperioodil, aga vabakutselise näitlejana olema tajunud kõrvalt, inimesed võtavad endale väga palju, kõik pakkumised vastu. Ja toon ühe näite, me alles kevadel esietendusime looga Vabal laval Narvas. Valgevene lavastaja, Poolas resideeruv noor mees, Abdullah oli pealkiri. Tere tulemast, Abdullah. Ja me oleme saanud seda mängida ainult 4 korda, sest trupis on inimesed kinni. Ta oli küll suuresti vabakutselistest koosnev seltskond, vist ainult EPS-päev on Linnateatris näitlejana palgal, aga et see seltskond kokku saada ja kõik ühele kindlale vabale õhtule, et sinna hakata planeerima etendusi. Vaesed administraatorid selle Vabal laval jooksevad ennast segaseks, sellepärast, et me kõik oleme võtnud endale veel lisatööd. Me küll tegime selle projekti ära, nemad produtseerisid selle, aga mängida ei saa, selle tõttu, et kõik vahvad vabakutselised on ennast igale poole juba ära lubanud. Et seal on ka üks sellelaadne oht. Nüüd ma räägin produtsendi poole pealt, et sa võid ju selle seltskonna best of'i nii-öelda kokku saada, aga mängida sa ühel või teisel põhjusel ei saa. Jah, kui siis jääbki see variant, et sul on see suvi, siis teed hästi pikalt kokkulepped ära, et noh, meil on sama, et me nüüd see suvi tegime Nargen festivali alt seda Hydrogen Jukebox ooperit, ka Eesti parimad lauljad koos ja kohe nüüd järgmised etendused on järgmisel suvel, järgmises juulis, panime selle nädala kohe kinni, siis me teadsime, et mitte mingil muul ajal ei saa, et kes on ühes teatris ja teises teatris, et siis et see suvi on see ideaalne aeg, kus sa saad oma selle unistuse trupi tõenäoliselt kokku, siis sa pead ka ikkagi nagu aasta vähemasti ette või poolteist, et kuule, et ma tahaks teha ja meil on juba punt, et neid näiteid on, kus on tegelikult juba mingid nagu materjalid ongi, ma tean isegi siin ülejärgmist suve mingid, kes juba tahavad teha, et neil on mingi trupp on juba koos, nad juba hoia see aeg endale vaba, et me kohe saame kinnitus, aga igaks juhuks, et ära teistele praegu ütle, et on. Ja siis tekib kindlasti ka selline värk, et keegi ikkagi mingil põhjusel, kas siis suurema palga tõttu
või suudab keegi ära veenda, ikkagi kukub ära sul sealt järgmisest aastast, nii et sa võid olla vabalt selle hetke ees, et täna septembri alguses ma tean, et need näitlejad on mul järgmine suvi kindlasti projektis olemas, aga aprillis võib olla nii, et mul on ainult materjala mina ise. Et ka sellelaadseid olukordi, eks ole, juhtub vabakutseliste maailmas ja mitte ainult. Aga tulles tagasi selle sinu küsimuse juurde, et kas võiks olla mingi süsteem, ma seda ei oska öelda, aga näiteks minul on küll olnud niimoodi, et mingite näitlejate valikul on keegi kolmas mul öelnud, kuule, aga tema on vaba, ta just ütles mulle, et tal ei ole midagi teha järgmised pool aastat. Ja mõtlesin, issa, ma ei ole üldse mõelnud selle inimese peale, sest mul on tunne, et ta teeb kogu aeg seal ja teda ma niikuinii ei saa, et ma ei hakka üldse nagu proovimagi. Ja siis äkki saad aru, et tegelikult kui mingil kujul see info nagu oleks, ma arvan, lavastajal see oleks tegelikult väga kasulik, et ta teaks seda, et tegelikult on siin nagu näitlejad, kes sulle tundub, et nad nagu teevad, aga selgub, et tal pool aastat ei ole ühtegi rolli tulemas, et miks mitte, see annaks nagu, paneks tegelikult mind mõtlema mingite uute valikute peale. Mulle aga tundub see mõte juba päris võib-olla intrigeeriv. Sest et vaata, tehes ise ka nii-öelda seda üritusturundust ja otsides õhtujuhte ja mõeldes nagu neid näitlejaid, kes võiks olla mingites erinevates rollides, ma tihti teen seda, et ma võtan Eesti Näitlejate Liidu kodulehe selle andmebaasi lahti, ma tean seda, et mul on vaja, ma olen mõelnud, et mul võiks olla, eks ole, naine vanuses, ma ei tea, 25–45, võtan selle lahti, hakkan neid pilte vaatama, juba on see mul nagu inspiratsioon, aga ma mõtlen, kui seal juures oleks veel nagu info, et tegelikult kes on nagu väga hõivatud ja kes ei ole, et võib-olla see täitsa võiks töötada, ma ei tea. No siin, jah, kes seda ajama hakkab, et ja kas ma ise tahan ennast üles panna, et pool aastat vaba, kutsuge, järelikult töötu, järelikult ei taheta, järelikult joob, järelikult ma ei tea, mis ta teeb, eks ole, ei võeta enam, et meeleheitel, et parem on, kui keegi teine teeb seda sinu eest, mitte et postitad ise ennast kogu aeg, ma ei tea. Eks ta ole siuke mõte. Meil pidi tõsine saade. Väga tõsine. Eks ta ole siuke mõttemäng, jah, aga ütleme, mis on praegu, Liisa, sina oled vabakutseliste ju tõesti esindaja ka Teatriliidus, eks ole? Näitlejate liidus. Või vabandust, jah, Näitlejate liidus. Mis su allub Teatriliidule? Nii ja naa. No igal juhul Näitlejate liidus, et mis on võib-olla praegu need kõige rohkem õhus olevad teemad, ma ei tea, mille eest kuidagi või, ma ei tea, kas võitlemine ei ole võib-olla kõige õigem sõna. Väga hea sõna, võitlemine, jop. See teema, millega me väga suuresti praegu tegeleme, on ikkagi vabakutseliste sotsiaalsed garantiid. See, et ja see ei puuduta ainult näitlejaid, see puudutab tegelikult kõiki vabakutselisi kunstnikke, kirjanikke, muusikuid, heliloojaid, sisearhitekte ja nii edasi. Et inimesed, kes teevad aastaid ja aastaid tööd, samal ajal ei jookse neil pensionifond, ei ole neil ravikindlustust, ei kogune neil emapalka. See on see teema, millega me tegeleme. Üks kampaania, mis algas äkki siis nüüd aasta-poolteist tagasi, oli ravikindlustus kõigile, ehk et kõik meie loomeinimesed võiksid olla ravikindlustatud ikkagi siis, aga lähtuvalt sellest, et nad on professionaalsed loovisikud, mitte et iga üks, kes kirjutab ühe luuletuse, loeb selle Vabaduse platsil ette ja nimetab ennast kirjanikuks ja tal on kohe tagatud kõik riigi garantiid, ei, et selleks tuleb ikkagi luua süsteem. Ma saan aru, et see praeguses hetkeolukorras meil võtab väga pikalt, et sinna jõuda, aga on väga palju lihtsamaid mingisuguseid mooduseid, mis on väga lihtsalt ära tehtavad ja mul on väga suur küsimus, et miks see ministeeriumil nii kaua aega võtab. Näiteks kõige lihtsam asi on sotsiaalmaksu summeerimine aasta lõikes, mis tähendab vabakutselised loomeinimesed, nende palga sissetulek on väga ebastabiilne. Näiteks, et filmirežissöör valmistab filmi ette aastaid ja tema palk või nii-öelda tasu selle eest laekub ühes kuus näiteks. Mis tähendab, et siis kui ta selle pealt maksud ära maksab, siis selle ühel kuul on tal ravikindlustus, kõik eelmised 2 aastat tal seda ravikindlustust ei olnud. Kuigi võib-olla aasta lõikes tema maksab palgana ja maksudena saaks maksta ära kogu selle summa, et tal oleks aasta ringis ravikindlustus. Et lihtsalt selline
nagu ka ministeeriumi minister ise on öelnud, et see ei nõua lisaraha, et see muudatus ära teha, see ei nõua väga palju vahendeid, see on lihtsalt ettevõtmise asi, et luua selline süsteem, et me saame sotsiaalmaksu summeerida aasta lõikes, et see oleks juba nii paljudele inimestele nii suureks abiks, et sotsiaalsed garantiid on need, mille eest me praegu pidevalt peame meelde tuletama, et on inimesed ja kellel on neid garantiisid tarvis ja süsteem on väga vigane. No ma nii palju võib-olla kõrvalt parandan, et ta ei ole mitte ettevõtmise asi, vaid see paraku poliitiline otsus. Jah, aga see ongi huvitav, et see poliitiline otsus tehti ära aasta tagasi ja alates jaanuarist seda sotsiaalmaksu nüüd seal seda eelnõud nii-öelda valmistatakse ette, lihtsalt kogu aeg tulevad mingid muud põletavamad, huvitavamad kärpeteemad vahele, nii et siis, ja uued ministrid, uued koalitsioonilepped, et isegi kui see poliitiline otsus on nii-öelda ministeeriumi tasemel meile lubatud, öeldud, et jah, selle me teeme ära, see on juba töös, siis ikka me peame iga poole aasta tagant küsima, et kus see on ja siis öeldakse, jah, praegu on suvepuhkus. Et see on... Jah. Või mingid muud maksud on vaja tõsta. Ja, või midagi on vaja kuskilt kärpida. Aga tõepoolest selles mõttes ikkagi jah, uskumatu, et just kui täpselt, et neid vabakutselisi on ju palju, eriti kui me ei räägi ainult näitlejatest, vaid me räägimegi kõikidest muusikutest, kunstnikest, kirjanikest ja see ebakindlus seal taustal on ikkagi nii suur või kuidagi... No üleüldse ju praeguses maailmas see töövormid hakkavad muutuma, et me ei räägi üldse ka loomeinimestest, me räägime väga paljudest inimestest, kes nüüd näiteks koroona ajal kolisid ära maale, nad ei käi linnas iga päev tööl 9-5, nad teevad projektipõhiselt neid töid ja neid puudutab see täpselt samamoodi. Jah, ja koroona ajal ju kerkis veel eriti esile ka see, et lavastused jäid ära, lükati edasi, vabakutselised olid need, kes said mõnes mõttes sellega kõige rohkem pihta, et nende töö kukkus ära, neil ei olnud seda kuupalka, mis oleks edasi tiksunud või jooksnud just nimelt, et vähemalt kas selles osas on nüüd ikkagi... nii-öelda tavaolukorras see asi kindlam ja selline... No minul näiteks mina ei ole kunagi kindel, et mis saama hakkab, et see sama koroona mulle tegelikult näitas ka seda, et üks hetk võibki olla, et sul ei ole üldse tööd ja kui sa ei ole siis endale näiteks varunud mingisugust nii-öelda varu, et mina praegu näiteks mul ongi niisugune süsteem, ma tean, et mul peaks kuna ma pean olema, eks ole, ettevõtja, nagu ühe inimese ettevõtte, sest et ma pakun seda teenust ja siis ma peangi arvestama seda, et kui mul nüüd järgmised pool aastat tööd ei ole, et mul oleks vähemasti nagu mingi varu, et ma saan natuke nendele palka maksta, et mul see haigekassa oleks ja et ma seda saaks teha ja et siis hirm on ikka kogu aeg, et sa tegelikult ei tea, mis saab järgmise 5 või 6 kuu jooksul, et peab nagu kõigeks valmis olema. Et see ongi, see on, ma arvan, põhiline põhjus, miks inimesed, kes on teatripalgal, neid on ju palju, kes meile räägivad, et tahaks ka projekte teha, reisida, teha siin-seal, tutvuda inimestega, töötada erinevate inimestega. Miks nad ei julge ära tulla, on see ebakindlus. Ja ma arvan, et see on inimeseti väga erinev. Mõnele see sobib. Mõnele sobib see, et vaatame, mis saab. Teisele mitte mingil juhul selline süsteem ei sobi, et ma ei tea, mis saama hakkab. See tekitab tast tohutut ärevust, stressi, depressiooni ja ta ei saagi mitte kunagi olla sellise, töötada sellises vormis või elada sellist elu. Midagi ei ole teha. Ta ei saa olla vabakutseline. Just. Vaba. Ja see ikkagi eeldab tõesti see vabakutselisus seda, et võib-olla inimesel on tõesti nagu suurem oskus, suuremad teadmised või oskus kuidagi majanduslikult või majandada ja kõikidest nendest süsteemidest võib-olla olla rohkem teadlik, et sa pead tõesti ise... Jah, ega ma mõtlengi see sama samm, kui ma ise astusin vabakutseliseks, et sa pead hakkama õppima, siis vaatama, et sul on vaja, ühteki on sul vaja raamatupidajat, ühteki pead sa aru saama, et kuidas see süsteem üldse töötab. Kui palju ma pean endale palka maksma, et ma üldse saaks mingisugused või tunde, et ma saan arsti juures käia ja nii edasi, et sa pead nagu, neid muutujaid on päris palju, millega sa pead tegelema hakkama ja ma saan aru, et tegelikult on väga palju inimesi, kes ei saagi sellega hakkama ja ei julge seda teha, et see on tõesti loomulik. No on ka vabakutselisi, kes ei saa siiani aru, mis on bruto, mis on neto. Võt nii. Jah, võt nii.
aga selles mõttes nagu positiivsema poole pealt jällegi rääkides ikkagi on see, et nagu see võimalus sattuda erinevatesse teatritesse on nagu nii värskendav, sest ma olen nagu ütleme, et kunagi siit Tallinnas teatrit tehes, siin ütleme Linnateatris mulle tundus, et võt see teater, kus meie oleme, see on nii tore teater, siin on kõik nii toredad inimesed, aga seal mujal, seal Rakveres ja seal Ugalas, ma ei tea, seal on mingi siuke asi. Ma olen nüüd sattunud kõikidesse nendesse teatritesse, igal pool on nii toredad inimesed ja nagu tehakse nagu nii toredaid asju ja kui oleks meil selline võimalus, et mingi hetk saaks Ugala inimesed tulla Tallinnasse või nagu vastupidi, ma ei tea, niisuguse süsteemi muidugi ei ole olemas, aga et tegelikult võiks ka kuidagi roteeruda niimoodi, et ma saaks ka mingis nagu ka mitte vabakutselisena osa sellest, et ma saan mingis teises trupis teha, et kui ma nüüd ei eksi, siis see oli Rootsi, võib-olla ma eksin, ühesõnaga mingi Skandinaavia riik minu teada. Ma ei ole nüüd kontrollinud, vähemalt paar aastat tagasi oli veel seal selline süsteem, et inimestel, kes on riigiteatris, on võimalik teha vahetust. Nemad lähevad näiteks paariks aastaks kas mängime kuhugi mujale või on paar aastat vabakutselised või lähevad näiteks mis iganes ümber maailma reisile. Ja nende asemel kõik nende rollid võtab siis üle järgmiseks 3 aastaks näiteks vabakutseline, kes hea meelega on selles perioodis oma elus, et ma tahaks nüüd töötada 3 aastat, olla natuke stabiilsema koha peal, siis ma tahaks olla jälle vabakutseline. Et selline roteerumine, et kõigil on võimalus maailma näha, kõigil on võimalus näha seda, kuidas on stabiilne elu teatris, kõigil on võimalus natuke proovida, töötada erinevate inimestega, rännata ringi, et minu arust see on väga-väga äge süsteem. No jaa, aga mida tähendab see selle teatri loomingulisele juhile? Sul on ühtäkki üles tööstatud vinge trupp, eks ole, kelle peale sa oled 100% kindel ja siis tuleb äkki kari diletante samasse lavastusse ja kargavad küll teksti pähe õppinuna, aga sa ei suuda ju garanteerida seda sama taset, mida sa oma professionaalse trupiga tegid. Seda küll, aga samas on jällegi, ma nagu selles Liisa nagu selles jutus, selles mõttes on siin nagu oma iva on sees, et vastukaaluks võib sul olla jälle see, et sul on näitleja, kes on olnud 20 aastat teatripalgal ja kes on nii läbi põlenud, ta nagu ei suuda enam, ta ei taha enam ühtegi rolli teha, nagu sul endaga oli, eks ole, et sa tegelikult tundsid, et sa tahad lihtsalt nagu mingit muutust, mingit vaheldust. Et võib-olla tõesti see mingi aasta või 2 korraks eemal annaks tegelikult loome inimesele nii palju juurde ja tuleb tagasi kuidagi uue energiaga, et eks seal on, ma saan aru mõlemad küljed. Ma ei eita lihtsalt, ma vaatasin sellele maalitud pildile natuke ja ma teangi, nihkuva vaatepunkti peal. On mõlemad pooled on õiged. Aga sa ei pea sinna võtma diletanti. Sa võid valida sinna Liisa Pulga. Ükskõik millise inimese, kes sa näed, et täpselt on näiteks sama tüpaaži kui see 30 meesnäitleja, kes nüüd läheb, on 2 aastat vabakutseline. No jaa, aga kui ma ei ole taga varem mitte ühtegi koostööd teinud, ma olen võib-olla kuulnud temast ainult ja nüüd ma olen saatnud oma läbipõlenud ässa kuskile puhkama ja ühtäkki on mul proovis tegelane, kes ei saa vartega asja aru, mis ta siin tegema peab, kuigi ta nii füüsiliselt kui ka kõigi muude parameetrite põhjal nagu sobiks. Hea küll, need on teised teemad.